Mina olen Liisi, elan Paides, on 2 last. Kunagi pidasin blogi, nüüd võtan hoogu, et uuesti hakata pidama. Ja ma arvan, et täna mul on kõige rohkem üks kodune ema. Ma jõudsin Ohira toodeteni siis, kui esimene laps meil oli 3-kuune ja kuidagi midagi tal juhtus nii, et tal hakkas tekkima nahale mingi kahtlane lööve. Ja see muudkui arenes ja arenes, oli siuke punane, ta oli turses üleni, leemendas siuke hästi kollanegi välja. Ja ma ei mäleta, kuidas või kelle kaudu täpselt ma selle info nagu sain Ohira probiootikumidest, aga ma proovisin ja nendest oli abi. Me vist esialgu proovisime selles rohelises karbis probiootikume ja äkki see oli paari nädala teema, kui ma nägin juba, et tõmbab tagasi. Pluss muidugi kõik seedimised asjad, mis nagu nii väikestel on nagu nii selline võib probleemne olla. Et see kõik kuidagi hakkas laabuma sealt paari nädalaga. Mina pigistasin kapslist pasta välja ja panin sealt näpuga suhu. Pigem, et või siis põses ise küll. Ma ise nagu olen nii palju enda keha juba tundma õppinud, et ma tajun, kui mul on vaja. Mitte see, et ma võtan kogu aeg, vaid ma saan aru, kui mul on nagu mingit toetust vaja, kas siis on, ma ei tea, väsimus või immuunsus on madalam, siis ma nagu tunnen, et ma pean tellima ja jälle võtma. Herman, temal lasteaialaps, temal samamoodi. Läks lasteaeda, nädal aega käis, nädal aega tatine, siis kohe jälle toetab probiootikumidega ja mitte ainult minu pere ei nagu tarbi, vaid mu vanemad, vanavanemad, nad on kõik nagu nakatunud sellega. Et kõigil tekib huvi, kõik uurivad, siis ma nagu seletan ka, et kui sa võtad näiteks apteegi probiootikumi ja selle Ohira ja sa võrdled sisu, siis sa saad nagu aru, mis teeb hinna. Et just mul sugulane rääkis, et ostsin 10 euro eest sealt apteegist neid probiootikume. Mõtlesin, kuule, proovime äkki Ohirasid. Sa ei tea kunagi palju neid baktereid sul seal ellu jääb või ellu ärkab või et pole mõtet. Sa mõtled küll, et sa võtab probiootikum, aga see ei ole nii. Kunagi ma olin samasugune. Kui on C-vitamiin, vahet pole, mis seal sees on, see on purgi palju kirjas, aga tead, mis see sisu on asjal. Et ma olen hakanud nagu sisu poolt vaatama, kui puhas see toode on, kui palju seal tegelikult baktereid siis on. Ja Ohira nagu paneb pika puuga ära minu arust. Mõjus selles mõttes hästi, et seedimisele üleüldine enesetunne kõik muutus paremaks. Ma ei jäänud haigeks. Immuunsus oli tugevam. Enne keisrit ma hakkasin ette valmistama, ma arvan, paar kuud enne keisrit. Ma hakkasin ise võtma, võtsin päris pikalt, ma võtsin enne keisrit 2 kuud, võtsin ise probiootikume, kuna ma teadsin, et keisri puhul see ravimite hulk, mis mina saan ja mis saab beebi läbi minu, on nii räige, et ma pean kuidagi seda tuld nagu kustutama. Ma ei saa ilma selle keisrita ka ju, selles mõttes, et see oli nagu vaja ära teha. Ja ma võtsin pool aastat pärast lapse sündi ka veel probiootikume ise. Ma läksin Võrru keisrile ja kuna ma olin nii palju puuri, ma teadsin, et keisri beebi ei saa neid häid baktereid kaasa, kuna ei ole vaginaalset sünnitust, siis ma juba tundsin eos, et ma pean kindlasti ennast toetama probiootikumidega ja teda ka. Ja kuna ta sai rinnapiima, siis minult ta sai kindlasti ka probiootikume. Ma andsin talle veel eraldi deluxe kapsleid ka näpuga nagu suhu. Ja mul oli kaasas ju iluõli, seda ma kasutasin ise. Ja naljakas värk oli selle seebiga ka. Seebi ma olen kasutanud mõlema lapse puhul, kui mähkmelööbega üliruttu ja väga hästi toimib. Ja kusjuures isegi see iluõli toimib mähkmelööbe puhul. Et mõtled küll, et perearstid ju selles mõttes räägivad ikkagi, et tsinksalvi sa pead nagu kuivana hoidma, tegelikult õli ei hoia nii, et kuivana, aga töötab. Ja selle seebiga oli naljakas lugu. Ma läksin keisrile, ma ei hakanud tarima endale suuri neid šampoonipotsikuid kaasa. Ma mõtlesin, et küll mul on aega sealt alt seda šampooni minna ostma, kui tulin keisrilt ja ega seal nagu polnud lihtne jalgu alla saada. Ja juuksed oli vaja ära pesta ja mõtlesin, et proovin selle seebiga. Ja pesin selle seebiga, mu juuksed nägid jumalast head välja. Väga head. Ma ise arvasin, et tekkis mingi siuke lööbe moodi asi siia rinna alla. Ma mõtlesin, et kuum suvi oli palav, imetamisrinnahoidjad, mingid sünteetilisest materjalist lihtsalt õõrusid on ja. Aga
see nagu jäi ja selles mõttes, et ei olnud enam õues nii palav ja ikka ta nagu tekkis ja ikka ta nagu aktiveerus kuidagi. Ja bikiini piirkonnas oli samamoodi, see mul oli isegi vist äkki ennem keisrile minekut. Ma vaatasin mingid kahtlased haigud, mõtlesin, et äkki on need pigmendiraigud, popvärk, et rasedusega lööb kuskile mis iganes. Ma ei teinud nagu välja ja siis ma vaatasin seda rinnaalust lööd, ma vaatasin, et on jumala sarnased. Siis mõtlesin, et okei, midagi on siis kuskilt nagu paigast ära, panin endale ise diagnoosi, et äkki mul on mingi nahaseen. Aga no, ma ju arsti juures väga ei käi, ma ei tea, mis see tegelikult oli. Aga võtsin probiootikume, 2 korda päevas pesin kambuku seebiga ja panin seda iluõli. Mul on ainult mingi väike vari seal sellest alles. Paari nädala teema. Minu lemmik hiiretoode on ikkagi kollageen. See on nagu ikka nagu lagi. Probiotikud, need on ka, jumala eest nad on head, aga kollageen on siuke nagu special asi, et seda sa nagu aasta ringi ei võta. Aga kui võtad, siis on, see ei lähe kunagi meelest ära võtta, kui on selle võtmise päev. Et see, mis ta teeb nahaga, enesetundega, see on super. Ja ma soovitaksin seda meestele ja naistele igas vanuses. Küll vanematele, ma ei tea, enda vanematele, vanavanematele, mehele, igas vanusgrupis. Mina märkan nahas muutust. Nahk on nagu kuidagi niisutatum. Ma ei pea kreenitama, panen seda kohe tähele. Ja kuidagi näonahka sa vaatad kogu aeg peeglist mingid väiksed kortsukased või asjad, see kuidagi, ta midagi teeb ikkagi, et sa näed kohe parem välja laksust. Viimane tellimus oli hiirelt ja võtsin Hermanile ühe karbi deluksi, endale võtsin pastat ja midagi seal oli veel. Ja tulin kuskilt koju ja vaatan, et Hermani see probiootikumide karp on tühi, aga ma nagu just tellisin. Ja siis ma küsisin nagu Eigolt mehelt, mis juhtus. Ma ei tea, et Herman sai kuskilt kätte, tõmbas kõik pinslisse. Ma vaatsin seda last, mõtlesin, et issand, mis taga juhtuma hakkab. Aga midagi juhtunud on siiamaani terve. Mul lihtsalt tatiseks jääb peale seda. Ja pärast seda ma enda pastad lihtsalt peitsin enda riidekappi kuskil sokisahtlisse. Mõtlesin, nagu ta need kätte saab tõmbab, need ka tühjaks, siis mul pole mitte midagi.